Tere ilusat esmaspäeva! Ma olen täna valinud teemaks selle, et me kõik oleme võimelised kasvama selleks inimeseks, kelleks me tahame saada. Selleks inimeseks, kes me peaksime olema, et saavutada neid eesmärke, neid sihte, neid unistusi elus, mis meil siis enda jaoks on või kuhu poole meie süda kutsub. Ja tõepoolest, me kõik oleme võimelised sinna kasvama. Aga milline see teekond on või mida ma siin täpsemalt silmas pean, kohe ma räägin. Kõigepealt, igasugune kasvamine hakkab eneseteadlikkusest, enese märkamisest just nimelt. Ja siin on võib-olla kõige parem rääkida mu enda hiljutist tähelepanekut minu enda juures. Oli siin paar päeva tagasi, kui ma jalutasin kodus teisele korrusele ja ma nägin trepinurgas hunnikuid juuksekarvu. Meil on terve maja naisi täis, siis neid juuksekarvu tekib seal korralikult. Ja minu esimene reaktsioon oli see, et juuksekarvad, paari päeva pärast tuleb koristaja, et ma ei korista, las koristaja koristab. Ja ma läksin juba trepist üles, et minna arvuti taha istuda tööd teha. Ja siis ma ütlesin, stopp, iseendale, enda peas käib see vestlus. Stopp, Liina, oot, mis asi see nüüd oli? Et niimoodi me ei tee. See inimene, kes me tahame olla, see ei tee niimoodi. Ja ma läksin tagasi, ma korjasin selle juukse tutsaka sealt ära ja viskasin ilusti prügikasti, eks. Võt see on märkamine. Sa märkad ennast, mismoodi sa talitad, mis on su nii-öelda tavapärane reaktsioon, eks, ja sa otsustad teha teisiti. Täpselt sarnane asi oli mul ühe tütrega, kes sõi pulkadega, mis iganes, makaroni, pasta rooga ja mõtles, et ta paneb need pulgad lihtsalt niisama sahtlisse tagasi ilma pesemata. Siis ma, oot, mis asi see nüüd oli? Kas sa tõesti mõtlesid, et sa paned pesemata asjad sahtlisse tagasi, siis järgmine kord võtad nad sealt üles? Me ei tee selliseid asju, eks. Me ei ole sellised. Ja ma ütlesin talle ka, et märka, mida sa teed ja ära luba endal olla selline inimene. Ehk siis, kui sa märkad ennast ja vaatad, mismoodi sa teed, siis on sul otsustada, kas see on okei, kas need on minu standardid või ma tahan olla see teine inimene, kes teeb teisiti. Need on just nimelt standardid, mida ma luban endal olla ja mida ma endal ei luba olla. Ja me rääkisime sellest. Ja sealt edasi me jõuame selleni, et näiteks minu kodus ma tüdrukutele kogu aeg ütlen, et ma ei taha kuulda selliseid asju, et ma ei tea, ma ei saa, ma ei oska. Sellepärast, et need on kõige lihtsamad viisid, kuidas meie aju on mugavustsoonis ja tal on kõige lihtsam öelda, ma ei tea, ma ei oska, ma ei saa, ma ei ole kunagi teinud, mis iganes, et ta ei peaks edasi mõtlema ja et ta ei peaks mugavustsoonist välja tulema. Ja igal sellele vastusel on tegelikult lahendus, ei ole sellistesse. Ma ei tea, siis ma küsin, siis ma mõtlen edasi. Kui ma tea enda seest vastust, siis ma ootan nii kaua, kuni tuleb see vastus ja see vastus võib teinekord võtta paar päeva aega. Mõnikord isegi kauem, eks. Kui ma ei saa, siis ma küsin abi. Kui ma ei oska, siis ma jällegi küsin abi. Et kõik siuksed asjad on alati lahendatavad, et ma ei luba endal jääda sinna, ma ei tea see kinni või ma ei saa see kinni või ma ei oska see kinni. Et alati tegelikult on lahendused ja see juba on see standard, mida ma ise endalt ootan, eks. Nii, ja kui ma täna mõtlen, et aga ma ei ole see inimene, täpselt samamoodi, stopp, oot, mis mõte see on? Aga mida see inimene minu asemel teeks? Et kuidas ta käituks, kui ta ei tea või ei oska või ei saa või mis iganes. Nüüd, kuidas see asi on seotud ettevõtlusega ja unistuste elluviimisega? Mina räägin ikka ettevõtlusest, ärist, jõukusest ja nii edasi. Ja see on täpselt samamoodi. Sa pead kasvama selleks inimeseks, kes haldab kõike seda, mida me siis ettevõtluses oma unistusi oleme omale ette pannud. On see ettevõtlusvabaduse näol selline ettevõte, mis töötab nii-öelda ilma sinu igapäevase panuseta, on see mingisugune mõned päevad tagasi või nädalad tagasi sai siin räägitud jõukuse loomisest, et sul on varad, on see inimene, kes haldab neid varasid. Selleks kõigeks on võimalik kasvada. Meil kõigil, ükskõik kus sa täna oled. Jah, me oleme erinevates kohtades, meie stardipositsioon on erinevates kohtades, aga meie kasvutempo on täpselt samamoodi erinev ja millest see sõltub, on meie vastuvõtlikkuse võime. Kui palju me oleme korraga valmis vastu võtma. Mina ise olen enda kõrval näinud õpilasi, kes on
oma elu, kuidas ma ütlen siis, majanduslikus seisus võib-olla minust kehvemas kohas, on ju, aga ta kasvab väga kiiresti kõrgemale, sest tema vastuvõtlikkuse võime on, ta saab mingitest asjadest kiiremini jagu nii-öelda enda sees, eks. Vastuvõtlikkuse võime tõltsub sinu mõtteviisist, on ju, et kui kiiresti sa oled valmis vastu võtma, ehk siis lahendad enda sees mingid asjad. Ja ka see on täpselt samamoodi teadlikkuse teema. Ma tean, et minu plokk on see, mind takistab see asi ja siis sa said sellest teadlikuks, aga sa ei teadnud, et see sind kontrollib. Ja teinekord on niimoodi, et sa saad teadlikuks mingi, oota, mis asja, sellisel asjal olen ennast kinni lasknud või tagasi lasknud hoida ja põmm, sa saad teadlikuks ja see muutub, sa saad endast seda ära muuta, on ju. Et see on see sisetöö, miks me teeme seda sisetööd, et saada teadlikuks ja sealt muutuda ja teha teistsuguseid otsuseid just nimelt iseenda jaoks, on ju, mis viivad sind edasi. Sest kui me, teate seda lollust, on ju, et kui me teeme samu asju iga päev ja ootame teistsuguseid tulemusi, siis midagi ei muutu, on ju. Ja tegevuse ees on alati otsus, mismoodi ma siis otsustan teha. Nii, aga kuidas need näited, mis ma siin tõin, see juuksekarva tutsakas või tüdruku pulkade sahtlisse tagasi panemine, kuidas need näited on seotud ettevõtluse ja äriga? Vaata, mul oli väga hea vestlus siin paar päeva tagasi meie kogukonna inimestega, klientidega ja me rääkisime network imisest ja me rääkisime sellest, et me tahame paljud olla ümbritsetud edukate inimestega, teiste ettevõtjatega, kes on edasiminejad ja nii edasi. Sealjuures on eriti eestlasel veres selline tagasihoidlikkus, introvertsus ja mina ei ole see algataja, kes teeb ja nii edasi, kas või võtame müügi, on ju. Et ei, külma müüki, kui paljud me tegelikult seda väldime. Aga oled sa kunagi enda puhul mõelnud, miks sa väldid seda? Kui meil on nimetatud network-üritused, siis Eestis palju aastaid tagasi, kui mina ka network-üritustel hakkasin käima, on ju, siis nii palju on näha seda, kus me vaikselt oma seal, kui see paus, see network'i aeg nii-öelda, siis on seda vähest aega, nii vähe seda kui on ju, antakse meile, siis enamus osalejaid on siis kas kõnnivad mööda sõinu, et natukene niimoodi, et ära mulle otsa vaata, et ma tegelikult ei taha kellegi väga rääkida, on ju. Või siis võtame vaikselt kohvitassi, on ju, seal niimoodi, et omaette seal niimoodi vaata, pilk on maas kogu aeg, et jumala eest kellelegi otsa ei vaataks, et äkki ta tuleb muga rääkima, on ju. Või äkki mina pean algatama seda vestlust, on ju. Et me ikkagi niivõrd kardame seda teise inimese kontakti, mis iganes põhjused meil seal siis taga on, on ju. Mõnel on enesehinnangu teemad, mõnel on, ma ei tea, enamasti enesehinnangu teemad erinevate külgede alt, eks. Aga tegelikult äri on suuresti ju inimeste vaheline usalduse võitmine, suhtlemine, koostöö, ettepanekute tegemine ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Me lihtsalt ei tee seda. Ja täpselt samamoodi see selliste inimeste ümbritseda ennast on täpselt samamoodi võtta see risk, minna välja ja nii edasi. Ja nüüd, kui sa paned sellesse konteksti, millest ma seda juttu siin täna alustasin, on ju, kui sa märkad, et ma tahan vältida seda ettepanekut, et kuule, kas viitsid muga lõunale tulla, on ju. Et ma praegu ei hakka või mul on see või see, stopp. Ei, ma teen selle ära. Sest et mina tahan olla see inimene, kes on julge suhtleja ja paneb ennast välja, on ju. Ehk siis, mida ma endale luban olla ja mida ma endale ei luba olla, eks. Me kõik teame, mis tegelikult peab tegema selleks, et meil hakkaks tulemusi tulema. Võtame teise näite äris. Network imise koha pealt veel tahan öelda seda, et kas sa oled kunagi kogenud sellist asja, et sa oled käinud network imise üritusel, see oli intensiivne, see oli, eeldades siis seda, et sa ikkagi suhtlesid inimestega, lõid neid kontakte ja nii edasi, on ju. Siis mis iganes mõtted meil seal järgi tulevad, issand, ma pean pärast jälle, ma pean seda kontakti ju hoidma ja nii edasi, mõni suhe on pikaajaline ennem, kui see midagi toob ja nii lihtne on minna sinna, et ma praegu ei hakka, on ju. Ja siis tuleb sul järgmine sarnane network imise üritus, et mis iganes elu toob, kui sa muidu oled nii-öelda siis seal nii-öelda siis extraction state on ju, avatud olekus ja siis sa network'id ja teed, aga kui sa oled nii-öelda siis selles nii-öelda maas, tunned ennast kinnises olekus ja siis sa mõtled, et ma täna ei viitsi, see nõuab nii palju energiat, jällegi, oot, mis mõte see oli? Ma ei luba endale selliseid mõtteid.
ma lihtsalt lähen sinna ja ma teen selle ära, eks. Ja vahet ei ole, kuidas see välja kukub. Mis on oluline, sa treenid endas seda mental toughness'i, eks. Mental toughness'i treenimine on ülioluline, see on harjumus, see on muskli kasvatamine, et ma ei luba endal ennast tagasi hoida sellistes kohtades, eks. Võtame veel ühe näite ettevõttes. Sa pead hakkama palkama inimesi ühel hetkel, kui sa tahad kasvada ja me kõik tahame kasvada, see on meile sisse kodeeritud, on ju. Suuremal või vähemal määral, jah. Ja kui sa palkad inimesi, mis iganes hirmud meil sellega jälle üles ei tule, on ju. Ma olen väga palju kuulnud, et ma ei viitsi tegeleda nende suhteprobleemidega, on ju, mis hakkavad kolleegide omavahelises käitumises juhtuma. Ma olen ka ise seal kunagi olnud. Siis ma ei taha sisemiselt kokku puutuda raskete vestlustega, nagu näiteks inimese vallandamine, on ju. Ausalt öelda inimesele, et sa ei ole meie jaoks piisavalt hea või siis sa ei sobi siia. Seda on väga raske tegelikult, kui raske on sul öelda ei inimestele. Mina näen seda täna täiskasvanud liikmete peal, kui raske meil on öelda inimestele ei, sest me tegelikult tahame olla head inimesed. Me ei taha kellegile anda edasi tema jaoks halba uudist, on ju. Isegi kui see meie jaoks on kergendav, ma räägin kollektiivi nii-öelda siis kontekstis, on ju, äri kontekstis. Jah, võib-olla see inimene ei olnud see, keda sa alguses ootasid, et ta oli, on ju. Ja kui raske on minna tegelikult ja öelda ühele inimesele, et ei, on ju. Ja kui lihtne on meil vajuda sinna, et ma täna lükkan selle edasi, eks. Või äkki läheb paremaks. Ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Need on täpselt seesama asi, et ma praegu ei viitsi koristada seda juuksetutsakat sealt trepinurgast, on ju. Ei, ma ei luba endale seda. Ma olen nii-öelda mentally tough, vaimselt tugev inimene ja ma ei luba endale, ma teen selle ära, sest ma tean, kui ma teen selle ära, siis ma saan eluga edasi liikuda. Sest see, ma ei taha öelda neid sõnu, aga see nii-öelda, kuidas ma siis niimoodi ilusti viisakalt ütlen, ma ei taha ennast panna sinna lõksu, sellesse energeetilisse lõksu, et näiteks seesama töötaja näide on ju, ma ei vallanda teda, aga ma iga päev mõtlen, et mul ei ole temast kasu ja nii edasi, et ma ei taha enda vaimset energiat raisata sinna peale, on ju. Või siis on see, et ma saatsin mingisuguse päringu ja ma ei saanud kliendilt vastust ja nüüd ma ei julge küsida, nüüd mõtlen, issand, kas ta nüüd tahab või ei taha või midagi. Selle asemel, et küsida ära, saad selle ei kätte, on ju, ja lähen eluga edasi. Või mis veel hullem, saad selle jaa kätte, siis temaga tegelema, on ju. Et meil on igasuguseid asju, kus me tahame minna, meie aju on selleks loodud, on ju, sest meil on praegu hea, siin me oleme elus ja siin ma sind hoian, on ju, see on see, mida sinu alateadvus mõtleb. Aga pane tähele, märka, kus sa oled ja otsusta seekord teisiti, sest siis hakkavad tulema päriselt need tulemused, mida sa tahad enda ellu, sest sa ei luba endal olla enam see mugavustsoonis inimene, vaid sa oled see inimene, kes teeb neid asju, mida on vaja teha, mis on teinekord väga rasked ära teha, on ju. Aga sa teed need ära, sest et sa ei luba endal olla see, ma ei saa, ma ei oska, ma ei taha, ma ei tea ja nii edasi, nii edasi, nii edasi, eks. Hullem on olla selles olukorras, kus sa väldid neid tegevusi ja see muudkui see käib peas, ei, mul on see ja ikka on see ja ikka on see. Sa raiskad niimoodi oma energiat, oma aega tohutult rohkem, kui sa ette arvata oskad. Lihtsalt võta see vastu, mis iganes selle raske tegevusega käib, on ju, ja see on tehtud, sa ei pea enam selle peale oma ressursse raiskama, eks. Vot sellised mõtted. Muutu inimeseks, kelleks sa tead, et on vaja muutuda ja see tuleb väikeste sammudega. Just nimelt nende igapäevaste väikeste asjadega. Ma koristan selle juuksetutaka sealt ära, on ju. Ma lähen ja astun selle esimese sammu ja suhtlen selle inimesega, kellega ma olen ammu tahtnud suhelda. Ma kirjutan talle, sest ta on mu peas olnud. Ma helistan talle, sest ma olen tema peale mõelnud ja talle selle ettepaneku mõelnud teha, on ju. Mitte midagi ei juhtu. Sa saad eluga edasi minna ja see on palju kergem, kui olla selles virvarris, mis su peas praegu toimub. Vot, nii et teeme ühe mõnusa
vastutustundliku nädala. Eks teeme need asjad ära, mida me oleme ammu mõelnud, et on vaja teha. Ärgem lubage endale istuda selles mugavustsoonis ja tegelikult selles nõmedas virvarris, mis meid tagasi hoiab. Ja vaata, kuidas asjad sinu jaoks juhtuma hakkab. Sest nüüd sa oled teinud teistsuguseid otsuseid. Kohtume uuel nädalal uute mõtetega ja seniks kõike paremat. Tšau, tšau!